Meil on külaline Taivo täna. Räägi meie vaatajatele, kuhu me lähme. Ma ei tea, kas teile on mingi Tartu ära kuhu. Mis me teeme Tartus? Ei tea, mis te teete. Autole järgi. Väga hea mootoriga, vabalt hingab. Mis auto on? Boomer. Mis kere? Kere. Tiivad on läbi. Aga mis kere nimetus? Mis seeria see on? Seeria, 3. seeria. Kus me nüüd jälle siis ära oleme eksinud? Lähme autot vaatama. No nii, ega siin taga koobastame veits timmida, aga see on... Siin on projekti küll ju. Tallinnasse sõidab ära ikka või? No sellega saame hakkama. Oli roks ju. Jah, no tiivad on vaja üle teha, aga siin muud ei ole midagi. No. No, kuule, see on ju super. Väiksed õlilekked nagu BMW-l ikka, aga seda me eelmises videos rääkisime ka, et ju õlileke on ainult teha, siis ei tule roostet. Ma arvan, ega siin pikka juttu ei olegi, räägime omanikuga asjad läbi ja hakkame Tallinna poole sõitma. Oi. Nii, aitäh. See on ka meile või? Kõik võtmed? No selge. Ongi kõik. Kuule, aga super. Aitäh sulle. Me alustame teekonda Tallinna pooles. Kurat, mõtlen, siuke võiks endal daily olla, 4 vedu ka veel. Jumala aus pill. See on see koht, kui Pemmis pole seda Harman Kardonit, siis on see sõidad M3-ga, aga unustasid Harman Kardoni võtta, vaata. Siis hakkab see algus on see mingi monoheli, siis hakkab see tümm pihta, vaata. Kurat, aga siin on isegi mingi MQ rool pandud ja 190 000 läbi sõit. Aga väga okei ja minu arust see sidur, ja siit ta ütles ka, et sidur on vahetatud tegelikult peaks. Et see on küll nagu täiesti korralik auto juba. Et ma arvan, kui siia väljad asjad alla saab, siis saab väga bänger asja saab sellest. Tea, jumala mõnus. Siin on juba kõik need suunad ja asjad on juba nagu päris, vaata, mitte nagu 46 enam. Teeb see kolm blinki teeb ja on juba nagu ikka next. Natuke on juba neid lisasi on juurde tulnud. Praegu niimoodi nagu ei tundu väga raske ka. Tundub tallekaks täitsa nagu viisakas. E46-ga nagu... Noh, niimoodi vist ei saa aru sellest, aga eks ta ongi 100 kilo jälle raskem, vaata, siis on jälle võtad 36-ga vahe, siis on juba üle 200 kilo vahe, siis juba hakkab tulema. Ma tahan isegi sild on täiesti paigas. Oled väga aus pill. Laseme pilli kiirelt üle. E90 kahepoolene 160 kilovatti toorest jõudu. Hobuseid on veits rohkem, ma ei tea, mis see koefitsient on. Manuaal, täis sisud asjad, pool nahaga. Saad liigutada siit elektriaknad. Võtad lapsed peale, lapse lukuga tagant. Emmi rool, 4 ust, 4 doors more, sõpru sisse, väljad. Kui meil oleks siin sõber Kaspar Kaabel, ta kindlasti kohe oskaks öelda, et see on mingi tüüp, ma ei tea, ma ütlen, et see suva numbri 314, ma ei kujuta ette, ma ei tea veelgi kohta midagi. Ta siia peab madalduse, flantsi, siis ta näeb siuke äge välja. Need teeme kõik ilusaks, põhiasi, 2 sumpat, leegid, numbrimärk 717, Machine Gun Kelly.
põhimõtteliselt võid kodu maha müüa ja loosis osaleda, kõik asjad mahuvad siia ära. Abikitid, tulekustuti, kõik on olemas. Siin on väike mõra, kuskil ma ennem nägin. Aga me mõtleme, äkki peame leedid. Me anname selle autol kindlasti selle Veego oma touchi. Teeme tegeleda. Siinpool sammuti 2 ust. Siitpoolt ka saad sõbrad sisse välja. Siin saab naine sul sisse või siis mees. Äkki naine võidab loosi ja siis poissõbrad on kõrval hoopis. Peeglid töötavad, rattad keeravad ja see on tead, mis on. Siim, sa tead või? Mitu ratast veab siin või? 4 ratast. Sellega saad niimoodi, et kui tuleb lumi maha, keerad rooli põhja, paned gaasi põhja, siis koha peal teed ämblikult. Noh, eelmine kord vinguti, et õhukopsikusse pole suunaja, mille järgi seekord auto valisime. Suunaja on olemas. Moto on ilus kuiv ja... Egas midagi, me peame paagi täis panema. Sa tegid esimese sõidu circa 10 kilti, kuidas oli? No ülimõnus. Ülimõnus või? Just rääkisime Siimuga, et tegelikult mõtles ostad, me hinda ei ütle, aga noh, te saate vaadata, kui kallid need pillid on. Mõtle, kui sa teedki nüüd, ostad E90 body endale, 2,5 moto, teed sumpat veits ära, paned mingi 5 tonni mõttes ja sisse, teed ta siukseks laiaks ja siis tänaval tuleb vastu, vaatad, no nihu jassi, kus on pill. Aga tegelikult oli päris mõnus oli sõita. Ma ütlen ausalt, et üllatavalt mõnus ja ma just rääkisin ka, et ta on juba niivõrd uus, et siin on ikkagi kõik need lisad, vaata, suund teeb 3 korda, blinkib ja selles mõttes kõik on nagu väga okei. Nii et tipp-top pill või? Väga tipp-top. No loodame, et jõuame Tallinnasse, siis saame juba parem riivi kanda. Kütut-tuid. Ei no jõuame ikka. Aga paneme paagi täis ja... Paneme paagi täis ja hakkame liikuma. Oota, mis meil läheb siia? Bensiin või? Aga mul ei ole äppi. Ma tegelikult tean, et Alexel äpp on maks mugav. Aga ma olen millegipärast ikkagi kaardi peal. Tead, miks Alexele üli jääd või? Ringrajal käid, siis seal on ainult Alexele tankla. Selle jaoks on vaja. Muidu ei saa ringrajal tankida. Siim, kuule. Tõin topsi sulle. Kui Alexele sama topsa, siis on kohvi 50% odavamalt, teadsid või? See on kui suurepärane. Nüüd tead? Tegelikult teadsin, aga nüüd tuli meelde või? Jah. No nii, lähme vaatame. Kaspar poiss ka kohe tuleb. Vaatame siis tema esimese emotsiooni üle. Oleme nüüd garaaži jõudnud pilliga. No tere. No nii. Kust tuleme? No, pead autot vaatama. No pane meile see esimene riivi võrra, mis... See on... No see on väike ju, siin väike lihvimine, kiire väike... Poiss. No, muidu solid ju. Kas sa üldse vaatasid seda kuulutust või? Ei. Mis moto? See on 2,5 bensukas. 160 kilovatti. 160. 4 vedu. Väga solid ju. Ega nüüd ei olegi, tõstame pilli üles ja vaatame, mis põhja alt siis on. Eelmine oli meil väga ilus pill. No, eelmisel läks väga täppi. Otse Saksamaalt. No, on olemas või? Ära on siin pool. Ei näe või? Ta on siin, ta ei ulata siia. Pane see klots alla siis. Ei, ta on... See ei lähe kindlalt siia alla. Läheb. Ei lähe ju, vaata seda. Küll hakkab pihta mingi jama. Ega sa pead ikka tööd tulema tegeleda. Raasi tuled. Kohe hakkab mingi jama vist. On vist õige asi. Oh, ei tea. Vaatame, selles mõttes kohe saame teada, kas karbid kannatavad või mitte. Paneme üles või? No nii. Püsib ju. Ma vaatasin, on mingi siuke, mingi vana omanik või? Jan de Jong. See siis. Oi. Et siin tilgub kõik ju. No hakkame tagantpoolt tulemas. Hakkame tagantpoolt, jah. Ei ole hullu midagi ju. Enam on plastiku all õnneks. Keetad klotsid. Kas keegi oleks peenestanud seda just? Siin vist jah, Siim vist tuli siin hooga. Aga siit, ei no aga plastiku alla küll ei näe, aga plastikud tunduvad ilusad olevat.
Noh, koostas on. Läbi on see pille. Ei ole hullu midagi. Eestis on vähemalt Eesti ilma neid. Aga rehvid on vähemalt korralikult. Rehv on väga hea. No, mis siin on? Hullu pole midagi ju. Tavaline Eesti pill. Puksid on. Kardani selle Muuf on läbi. Muufi võiks ära vahetada. Tifripuksid kannatavad küll veel. Kettad, klotsid tunduvad suht uued. Kettad ka suht uued. Pidurid olid head, jah. Kui me Tartust tulime ka, siis oli väga okei. Siuke pindmine roste, aga see on ju siin Eestis normaalne. Kuule, vaata, kus see... Kuule, vaata, kas see paagi kinnitus on mingi tuuning tehtud või? See vä? Jah. Kuule, siia on jah, sise tehtud jalgratta, sise lohvist on tehtud pehmendus alla. Pehmendus alla, jah. Ja see kinnitus on kunagi kellelgi katki läinud, sest originaal on siin. Ja. Ja see on tehtud siis... Aga see on ülealt keevitatud ka väike, midagi on tehtud väike? Ei, keevitatud ei ole, see on lihtsalt siia originaal poldi auku on tehtud ise siis nii-öelda uus kinnitus. Ma arvan, et see on kunagi kas läbi roostetanud või lihtsalt ära vajunud siit. Aga no tükk on tummine, selles mõttes ei pea pabistama. Piduritorud on keegi pannud uued mingi hetk. Enam vähem jah. Sumpa on üllatavalt viisakas. Ma vaatasin, nagu oleks vahetatud või midagi. Jaa, ikka väga viisakas. Klambrid asjad kõik tundub, et neid polte saab keerata isegi. Isegi põhja alt on juba palju kaitsmeid alles. On küll jah, siit ei ole midagi vist puudu. Nagu originaali, sealt peaks olema. Jah, paar kruvi juurde panna, siis on nagu kõik augud ka täis. Leketest räägime ka või? No vaatame. No ega midagi hullu ei ole, noh. Siis võib rääkida. Hetkel siit tundub karteri tihend ja no klapikas ülevalt, nagu ikka nendel. Vana hea. Aga see on hea teil, kui klapikas. Aga kuidas kast on? No hetkel tundub kastipõhi kõik kuiv siit. No seal ei olegi kasti põhja, see on manuaal teil. Ja noh, siit on õli on siiamaale jõudnud. Kui eest ei lekiks, siis võiks öelda, et vända otsa simber tagant, aga pigem tundub, et on ülevalt klapika pealt tulnud natukene ajaga siia ja karteri tihend ka. Aga need on ju üpris lihtsad tööd. Ees ka midagi hullu pole. Polegi näinud Bemmi veel esimest seda 4 vedust. Päris mõnusad väiksed need 3/4. Jaa, tegelikult on pikk, vaata. Üks pool läheb läbi kasti. Ei tea, kumb pool see pikem oli. See pool siin vist on pikk, ma arvan. Katalüsaatorid tunduvad, et on alles. Ja kast on maha käinud tõesti. Sidur on vahetatud. Sidur on vahetatud, jah. Kastipoldid on, ma ei tea, tunduvad nagu oleks uued pandud isegi. Osad, vähemalt. Aga okei. No. Me ei peagi siin seekord nii palju tööd tegema vist. Ma arvan, et sellest saab asja lihtsamini kui sellest. 46 või? Eelmisest pillist, jah. Pigem saab. Aga eelmine see ka lõpuks väga. Mul aga eest on ka täitsa ju viisakad kettad. Ja need on mingi hetk vahetatud. Ja nagu suht hiljuti ikkagi, sest klots on nagu uus, ütleme. Tutikad naelrehvid tunduvad. Need on tutikad, jah. Taga ka vist. Jah. Ma arvan, kui me ta ilusaks teeme, siis on mõnus. Aga keegi helistab, tahab juba võita. Nii, nüüd ka siis autoloosiga samal ajal tulevad välja erinevad paketid, eks täpsemalt 3 tükki. Seal on 5-eurone, 15-eurone, 25-eurone. Et 5-eurose paketiga saad juba osaleda autoloosis, ehk siis tegelikult autoloosis osalemiseks pead meie lehel siis tellima 5 euro eest teenuseid. Aga mis paketide juures on see, et 5 euro eest tegelikult saad umbes 15 euro eest teenuseid. 15-eurose paketi eest saad siis umbes 30 midagi siuksed euro eest teenuseid ja 25 euro eest saab peaaegu 60 euro eest teenuseid. Ehk siis tegelikult ükskõik millise paketi sa endale valid, siis sellega osaled ka selle autoloosis. Ja kohe käime üle ka, et mis me kõik selle autol veel ära teeme, ennem kui me selle auto välja loosime. Mis me tegema hakkame üldse autoga? Kõigepealt probleemsed kohad, keretööd. Keretööd, see on kirjas juba. Peame otsima partneri. Paar mõtet on. Kapa Motors Pärnust. Äkki tahab partneriks. No visuaalselt veel kohe me peame leidma siia kindlasti M-ist tanged.
äkki leiame isegi mingi vähe vingema bodykitti. Aga noh, vaatame, kuidas läheb. Ma arvan, kui M-stanged juba siia saaks, oleks väga hästi. M-stanged, Küllekarbid. Kui leiame, siis ka esitiivad, aga no see on siuke... Noh, samas nad on väga korralikud. Ja. Kindlasti on siia velge vaja, refi vaja ja flantsi on vaja. Plus siit on, no tsipa võiks lasta madalamaks ka. Ma arvan, tuleb siuke hea look. Siis meil on vaja, auto vaja kindlasti viia Dirtbuster sisse. Ja. Lubas meile teha ilusa puhastusena ja ikka seest väljast, pluss poleerimine ja lisaks siis veel kleepsud ka peale või? Ja toonid ka ja selle Shadowlani võiks ka nüüd panna siis, et olekski ilus tume kõik. No ega muud ei olegi, siis on juba nipet-näpet, siis on vaja minna mootori kallale. Hooldus, nagu Brems ütles, ilmselt me peame vahetama ära siis klapika tihendi ja karteri kaane tihendi. Õlid, filtrid nagu ikka. Rooli plastikud värvida. Jah, mingid detailid on vaja kindlasti üle käia, et kui siit rooli ka vaadata, et siin on veits. Noh, ega ta on ka juba ju natukene elu näinud ja. 190 000 läbi sõita. Ja, no selle rooli ka, selle teeme korda, võtame plastiku maha. Ja ega siis ei olegi, meil on vaja kleepsud toota, sponsoritega läbi rääkida. Ilmselt tuleb meil stand siia kaasa, võib-olla käime veel, vaatame, kes meil... List on pikk. List on pikk, kus me peame läbi käima. Ja siis on vaja juba kleepsud toota, autole panna. Ja siis on vaja see juba viia kuskile ilmselt kas siis T1 või vaatame. Meil on üks koht on tegelikult veel soolas, mis jääb praegu saladuseks. Et jah, ühesõnaga samamoodi nagu eelmine kord, meil on Veego lehel siis sama see loosi leht, seal on täpselt kõik see lisainfo olemas, mis kuupäevadel välja loosime, kuidas on ja kindlasti teeme samamoodi siukse seeria sinna juurde, et kuidas me jõuame sinna loosini välja nii-öelda. Nii, oleme Pärnus tagasi, tegelikult eelmine nädal tõime siis loosi auto juba kapamootor siis värvimisse, aga kohe sellel hetkel, kui siis ta võttis küljest ära, tuli välja, tuli jube palju, oli roostet. Ja nüüd siis tulime tagasi Pärnusse, võtame auto, lähme sõidame nüüd siis autoga Tartusse, kus meist võtab siis keevitusmees vastu. Siis vahetame küljekarbid ära, vahetame tagakoopad ära, teeme natuke laiemaks selle asja. Et ei olnud seda algus väga näha, et olukord natukene hullem, kui me arvasime. Aga noh, ei ole midagi. Nüüd peale seda, kui siis ära keevitatakse, uuesti värvitakse, siis tegelikult saab ikka normaalse asja, millega saab pikalt aastaid ikkagi sõita Eestis. Lähme vaatame nüüd sisse, küsime ka siis peremehelt endalt, et mis värk oli selle autoga. No hello! Nii. Et tõime sulle nüüd auto ära. Pidi olema lihtne asi, et värv peale, mis sealt välja tuli, räägi meile. Ütleme nii, et võtsime karbekattad ära ja siis tuli välja, et küljekarp ei olegi. Et olid vanad head tuulutusega küljekarbid, et sinna on vaja veits peale ehitada. Seda vist isegi enam Makroflexiga ma arvan ei tee. See isegi ei oleks lahendus selles mõttes, et korralikult tuleb tellida uued asjad. Tellisime need ka sulle ka infoks, et meil tuleb natuke tagatiivad siis. Ühesõnaga tellisime esitiivad tagatiibadeks. Okay. Ehk siis paneme, kuidagi siin keevitusmees lõikab ära, ta natuke laiem. Okay. Just, et siukse natuke ülbemat välimust saada sinna külge. Ja, sest tal muidu need tagatiivad on niisugused paksud, et siis on niisugune, see on päris hea mõte. Just, et teeme M3 välimust natukene sinna juurde. Nii, otsustasime ikkagi loobusime sellest sedaankerest, võtsime kupee nüüd juba värvimises, asjad käivad kiiresti. Ei, tegelikult. Mis aparaat see on nüüd see? Mis kapas siuke töö maksab, kui tahad full üle värvida pilli? No ütleme, et mingi eel- ja värvitööd on, ma arvan, mingisugune 5000 kanti ja pluss siis komplekteerimised asjad juurde, et see on niuke alati tunnipõhinest, iga masin on erinev. No siin on korralik, ma vaatan, et kõik ääred ja asjad ka ju, seda nagu ilusat tulemust saada. Nojah, et kui teha juba, siis põhjalikult on, et ei ole mõtet jätta mingeid selliseid midagi lohisema. Mis värvipill tuleb siis? No ta tuleb veits selline erksam roheline kui praegu, aga ikkagi niisugune tumerohelise juurde enam-vähem jääb. Oi, super. Eks vaatame siis, kui see kunagi valmis on. No, tulge siis 2 nädala pärast vaatama. No nii, oleme jõudnud järgmisesse peatuskohta. Täkupoissi siis seekord Pärnus. Siin on väga head toiduhinnad. Meil on pikk tee veel ees.
paneme paagi täis, teeme väikse söögi ja siis paneme juba Tartu poole. Nii et näeme järgmisena juba Tartus. Käisime just siis nii-öelda Pärnus loosiautot ära toomas. Käisime ka takupoistes, sõime seal kõhu täis ilusti ja mõtlesime alguses paneme paagi täis. Aga siis vaatasime tegelikult seda, et meil on umbes täpselt siuke, oli 160-170 kilomeetrit minna ja auto rendi näitas umbes sama palju. Ja kuna Siim ja Marko lähevad siis tegelikult järgmist autoringi tegema, siis paneme sinna võib-olla pärast mingi paari euro eest. Et jätame selle täislaadimis või täistankimis siis ülesande hoopis Markole ja Siimule. Aga lähme praegu siis Kaspari Keretööd OÜ-sse. Tema siis lubas meil ilusti võtta ette kõik siis nii-öelda küljekarbid, tagumised tiivad ja süsteem on järgmine, et tagumised tiibade asemel lähevad esimesed tiivad, et saaks auto tagant natukene laiemaks. Ja kui saab natuke laiemaks, saab parema plantsi, viisakama välja ja mida kõike muud. Anname natuke M3 välimust talle juurde. Ja nüüd praegu siis läheme, sõidame rahulikult Tartu poole, vaatame kõik üle ja käime ka uuesti Alaka Alexelast läbi, et mis seal toimub. Kuna seal pidid olema mingid sooduskampaaniad, et siis vaatame kindlasti, viskame neile ka pilgu peale. Aga ma arvan, et näeme juba siis Alakas. Nii, oleme umbes 300-400 kilomeetrit maha sõitnud, jõudsime nüüd Tartusse Ravilla siis 57 aadressile, kus on siis Kaspari Keretööd, värvi- ja plekitööd. Auto on ilusti kohale jõudnud, tema siis hakkab meil vahetama nüüd siis küljekarpe. Et siis oligi, nagu enne kui näitasime, siis karbikatete alt tuli välja väike üllatus, et siuksed autod kindlasti loosida ei saa, aga õnneks Kaspari Keretööd tulid meil appi ja nüüd hakkavad siis lähipäevade jooksul siis tegema ja kindlasti teevad väiksed videod ka piirollid sisse meile, kus siis näitame, kuidas see protsess on ja milline ta valmis on. Nii, sain Kasparil ka skratist kinni ja räägi mulle, kus me oleme, mis siin toimub? No hetkel olete nüüd tulnud Kaspari Keretöödesse, et me tegeleme siin suht igapäevaselt näiteks plekitöödega, nagu näiteks Blazer, Mercedes S-klass on seal taga ja hästi palju erinevaid huvitavaid projekte on veel, et pluss veel lisaks värvimisega tegeleme ka ja siis ongi restaureerimistööd, kõik rooste eemaldamist, kõik asjad. Mis on mingi kõige ägedama mingi projektid olnud või millega sa oled ise olnud kõige rohkem rahul, et seda sain teha või? No hetkel on see Blazer, RAM ja Rover on samamoodi. Rover oli 4 korda üle kuudi käinud, et nüüd hakkab ta vaikselt uuesti nagu looma, et loodame ta varsti tänavatele tagasi saada. Kui vaata, meie BMW on see Eesti ajalooga, kas oskad öelda, et kui tihti või kui paljud on just Eesti ajalooga autodega, kes jõuavad nii-öelda tee sinu juurde? Tegelikult suht paljud, enamus on näiteks Škodad, et need tulevad hästi tihti näiteks tagatiiva probleemidega. Neil on lihtsalt tüüpiline see roostetamine. Kui me vaatame natuke ringi ka siin, kindlasti tulge, leidke üles Tartust ja teevad teil ka auto korda. Sa ütlesid, et see on sinu enda auto, jah? See on minu enda auto, jah. Et sellest ma tahan teha nii-öelda näitusemasina. Okei. Aga tuleb samasugust punast värvi või midagi muud? Punast värvi tuleb, jah. Aga siin on samamoodi terve kere tuleb nii-öelda restaureerida. Ja teine mootor ja uued juhtumistikud ja... Aga mootor, mis siia vahel tuleb? Hetkel tuleb Chevy 350. Kõige tavalisem mootor, mis siia peale pannakse. Ja mis sul siis nii-öelda, millal sul ideaalis see masin valmis saab, millal seda showdel saab näha? Ideaalis tahaks tegelikult uuel aastal. Ei tea, mida elu toob, et võib-olla kas järgmine aasta või siis ülejärgmine aasta. Okei. Sa rääkisid ka enne mulle sellest Blazerist siin on ju, et kas see kõik asjad seest on lihtsalt siis nii-öelda võtad plekitüki, voolid välja ja parandad ära ju? Plekitohvel on seina ääres, et kõik sellest on nagu tehtud. Et osasid juppe sellele autole õnneks saab, sest ta on Saksamaal sõjaväeauto ja siis Saksamaal toodetakse sellele uusi plekitükke, nagu näiteks karbid, sisekarp ei saanud, aga
kõike näiteks siin tagaraamid, et neid nagu on, et neid ei pea nagu nii-öelda siis ise tegema. Aga nii-öelda põrand, sisekarbid ja teised asjad tuleb nagu nii-öelda ise käsitsi voolida. Aga mis selle siis nagu eesmärk on pärast? Kas ta läheb liiklusesse, ta läheb metsa kuskile? Mis ta see nagu omanik arvatavasti ütles, et ta tahab ikkagi niisama sõita. Keskeakriisis nii-öelda ostetud ja alguses taheti lihtsalt, et teeme paar kohta ära ja siis uuesti kuidagi suvalt mustaks. Aga siis tuli nii palju rooste kohti välja ja istmed olid ka tal ise puravatega kinni lastud Soomest tulnud. Ja siis nüüd läks nii, et terve kere restaureerimine ja siis hakkab arvatavasti samamoodi ta mainis küll, et ta tahab kuskile nii-öelda showdele asjadele ka minna. Et selles suhtes ta on stroker, no ta liigub päris hästi edasi ka. Kui ta on ilus, teeb ilusat häält ja liigub edasi ka, et siis on. Kogu vajalik komp on olemas. Ehk siis siin me näeme nii-öelda seda algse faasi on ju ja siis see on siis nii-öelda valmis asi või? Nii-öelda on ju? Jah. Mis sellele ära tehtud sai? Sinna sai voolitud nullist uued tagatiivakaared, uued karbid ja sisekarbid, esitiivad vahetada. Üks uks läks vahetus, seesama, mis seal puki peal on. Et tal on ka siuke tüüpiline on tagatiivad ja esitiivad mädanavad. Karbid samamoodi, karpidel on tihend vahel ja sinna läheb liiv ja siis ta lihtsalt hõõrub ära. Ja. No see näeb küll ikka väga viisakas välja. Pole midagi küll. No võrreldes sellega, mis ta enne oli. Ja siis kast sai ka Raptoriga tehtud. See on see nii-öelda kare kõva. Siin on plastikkate peal praegu, aga siin alla sai Raptor pandud. Kestaks see värv ja kõik asjad paremini. Nüüd vaatame seda ka, sa ütlesid, et see Land Rover siis on 4 korda üle katuse käinud. Jah, see omanikul oli suhteliselt õnnelik õnnetus. Tal oli ainult 2 Tamili särgi küljes, rohkem on midagi. Ja. No mina küll ütleks praegu, et see oleks 4 korda üle katuse käinud. See on ka väga viisakas. Uksed olid täiesti pahupidi ja kortsus, et need sai samamoodi uuesti sirgeks tõmmatud. Originaal-uksed on need? Jah, siin ei ole hetkel mitte ühtegi ust välja vahetud. Okei. No siis on küll ikka väga. Ainukene asi, mis läks, on katus ja nii-öelda aknaraamid. Ja, okei. See on küll väga super. Äge. Kui sa ei subscribe'i, siis pane like, subscribe ja share'i oma sõpradele. See kelluke ka. Ja kelluke ka muidugi. Ja külasta või kohta. Ja mine meie kodulehele. Mis veel? Pane autoga müüki. Pane auto müüki, osal loosis. See võib olla just sinu oma. Oota, üks mingid asjad veel. Instas jälgi. Instas, TikTokis, kus iganes veel. Jah, super. Jälgi, olemas.